Tere tulemast kõigile, me oleme siis Eesti Töötukassa Tõnismäe büroo Tallinna Harjumaa osakonnast. Mina olen siis Kristo Roots, juhtivkonsultant, minuga on Astrid Rohtmets, töövahenduskonsultant, kes siis igapäevaselt töötabki meie klientidega. Ja meie täna siis räägimegi, millest alustada, kui oled kaotanud töö. Et põgusalt siis me räägime sellest, kuidas on võimalik ennast töötuna registreerida, mida see üleüldiselt tähendab, millised on meie töötukassa võimalused toetamaks siis tööotsijad või töö kaotanud inimest, samamoodi räägime meie teenustest ja lõpupoole siis võtame ka küsimusi, et selle jaoks on hea 10 minutit, et saate siis kõik oma küsimused meile ka esitada, püüame parimal moel vastata. Juhul, kui me ei tea vastust, siis anname hiljem märku, võtame kontaktid. Aga võib-olla hakkaksimegi pihta sellest poolest, et kuidas on võimalik siis üldse Töötukassas ennast arvele registreerida. Et arvele saab registreerida mitmel erineval moel, et on võimalik tulla ID-kaardi, Smart-ID-ga või mobiil-ID-ga meie Töötukassa kodulehelt www.töötukassa.ee ja sealt ennast sisse logida. Sealt saab juba elektrooniliselt esitada näiteks siis töötuna arvele tulemise avaldust. Samamoodi on võimalik sealt esitada ka kõiki muid avaldusi. Teise viisina, kuidas ennast töötuna arvele registreerida, on tulla koha peale näiteks enda sobivasse büroosse. Ja loomulikult on võimalik seda teha ka telefoni teel, helistades meie üldinfoliinile või saates meile e-kiri ehk siis meie üldinfo meilile. Ja meil on siis olemas 4 bürood Tallinnas, et meil on Tõnismäe, Endla 4, meil on olemas Metalli tänaval, Metalli 3 on Lilleküla büroo, Lasnamäel on meil siis Tähesaju büroo ja Tonni büroo siis aadressil Karamelli 6. Et tema on meile selle Cat5 maja küljes. Ja rääkides siis sellest, millised on meie erinevad siis liigid, et inimeste jaoks on see, et ma tulen töötuna arvele, et võtan registreerin ennast töötuks, aga tegelikult on meil natukene sellised defineerivad mõisted ka, et meil on nii tööotsijad, meil on koondamisteatega tööotsijad ja meil on töötud. Et mis peamiselt eristabki meie töötut ja tööotsijat on see, et töötuks saab ennast registreerida vaid inimene, kellel ei ole kehtivat töösuhet. Ehk siis ta ei ole avalikus teenistuses töölepingu alusel, töövõtulepingu alusel, ta ei ole FIE, ta ei ole lihtsustatud ettevõtluse vormis töötav inimene, ehk siis näiteks omab ettevõtluskontot. Ehk siis tema on meie mõistes töötu. Et töötav, ehk siis tööotsija võib olla ka töötav inimene, tema on inimene, kes on hetkel kehtivas töösuhtes küll, aga näiteks kavandab leida uut sobivat tööd või tahab lihtsalt Töötukassa poolset nõustamist karjäärivalikute tegemisel. Et tema siis võib tulla ka tööotsijana meile arvele. Ja mis need erisused on? Üks erisus on see, et töötule siis rakendub ka ravikindlustus, mida tööotsijale ei rakendu. Töötu inimene siis peaks otsima tööd, tema saab siis meie töökeskselt nõustamist ja ta peaks siis meie poole pöörduma vähemalt kord 30 päeva jooksul. Tööotsijale ravikindlustust ei rakendu ja tema peab pöörduma meie poole vähemalt kord 90 päeva jooksul. Ja kolmas variant on siis koondamisteatega tööotsija, et juhul kui töötaval inimesel ilmsiks saanud asjaolu, et on oma tööd kaotamas koondamise tõttu, on tal võimalik ennast registreerida Töötukassas koondamisteatega tööotsijaks ja temale rakenduvad kõik samad võimalused, mis on töötule ehk siis teenuste poole pealt. Et seal on osa teenuseid, mida tööotsijale ei rakendu, näiteks tööturukoolitus, tööpraktika, et teenuseid on mitmeid erinevaid, aga jah, et siin on mõistete sees on ka see, millised teenused inimesed saavad. Et samamoodi töötul on siis võimalus esitada töötutoetuse, töötuskindlustushüvitise taotluseid. Et võib-olla nendest me edasi räägiksimegi. Et rahalised toetused siis. Et esimene asi on koondamishüvitis. Et koondamishüvitis, siin on slaididel on pandud hästi pikalt kirja sellist juriidilist teksti, et ma sellest võib-olla väga ei räägiksin, millest meil kasu oleks reaalselt. Et seadusega saame kõik tutvuda, kõik see info on olemas meil ka kodulehel ja jääb ka siia slaididele, siia videomaterjalile, aga võib-olla koondamishüvitisel, mida peamiselt võiks teada üks klient, on see, et koondamishüvitise taotluse peaks esitama tööandja 5 päeva jooksul pärast koondamise teatavaks tegemist. Ehk siis, kui meie inimesel on teatavaks tehtud, et tema töösuhe lõpeb, siis sellest 5 päeva jooksul peaks tema tööandja esitama koondamishüvitise taotluse Töötukassale. Kui tööandja seda mingil põhjusel teinud ei ole, vastavalt seal tähtaja sees, on seda õigus esitada sellele siis inimesel ise.
See summa nii-öelda, kui pikalt ja kui palju on võimalik koondamishüvitist saada, sõltub nüüd sellest, kui pikalt on inimene siis teenistuses või töölepingu alusel töötanud. Et siis alates 5 aastast peaks ta vähemalt 5 aastat olema töötanud selles organisatsioonis ja kuni 10 aastat ja see siis sõltubki nüüd sellest, mis tuleb see tema keskmine töötasu ja kui pikalt ta seda saab. Et sõltub siis sellest staažist, kui pikalt tema on siis selle tööandja juures varasemalt töötanud. Ja summa samamoodi, sõltub tema keskmisest töötasust, töötatud ajast. Niiviisi. Võtakski järgmise siis töötuskindlustushüvitisest, räägib meil Astrid. Ja üks toetus on siis töötuskindlustushüvitis. Üks tingimustest on, et töösuhe on siis lõpetatud nii-öelda tööandja poolt. Tööandja poolt sel põhjusel. Vähemalt 3 aasta jooksul peab olema 12 kuud töötamist, et seda taodelda. Ja sisuliselt, nagu Astrid välja tõi, et töösuhte lõpp peab nii-öelda olema tööandjast tuleneval põhjusel, ehk siis te olete nii-öelda piltlikult öeldes töö kaotanud ootamatult ja mitte enda põhjusel. Näiteks teid ongi koondatud, tööandja lõpetanud teie töösuhte näiteks katse ajal, teie näiteks ettevõtte pankrot, näiteks tööandja on leidnud, et ei ole suutnud tööülesannet täita näiteks tervisest tuleneval põhjusel, tööandja on otsustanud teiega töösuhte ära lõpetada, teie töösuhe on lõppenud näiteks võlaõigusliku lepinguga, et kõik need vormid annavad nii-öelda aluse töötuskindlustushüvitise saamiseks. Teine pool on see staaži pool, ehk siis teil peaks olema seda töötuskindlustushüvitist staaži vähemalt 12 kuud 3 aasta jooksul. Et see on kohustuslik makse, mida tasutakse nii-öelda töötamise pealt, et seda staaži peaks olema kogunenud vähemalt 12 kuud. Et need on 2 niisugust peamist tingimust ja see nii-öelda 3. tingimus, millest me alguses rääkisime, see, et te peate olema siis töötuna registreeritud. Ja võib-olla niisugustest nüanssidest, mida siin tähele panna, on see, et juhul, kui te olete töötanud näiteks välisriigis, on teil võimalik siis nii-öelda Euroopa või majanduspiirkonna liikmesriikidest töötatud staaže üle tuua Eestisse. Et seda arvestatakse ka nii-öelda selle keskmise tasu saamise sisse ja see tasu nüüd sõltubki, et kas 60% või 50%, aga see sõltubki nüüd sellest, milline on teie nii-öelda keskmine kuutasu. Et sellest siis tuleneb ka teie see töötuskindlustushüvitise igakuine summa, mida makstakse iga kuu 10. kuupäevaks. Et ma arvan, sellest sai niisugune peamine. Töötutoetuse osas siis räägib Astrid. Ja et siis on veel töötutoetus üks selline, et kui töösuhe on lõppenud omal soovil poolte kokkuleppel ja seal on nüüd üks tingimus, et aasta jooksul peab olema siis vähemalt 180 päeva töötamist. Seal on ka veel teised tingimused, mis annavad nii-öelda hõivet, aga sellest saab siis alati nagu konsultandiga täpselt nagu koha peal või kuidas te siis arvele olete tulnud rääkida ja konsultant kindlasti selgitab välja need tingimused, kas on inimesel õigust või ei ole. Ja avaldused saab siis samamoodi esitada e-töötukassa kaudu koha peal, postiga, telefoni teel, et kuidas kliendil hetkel kõige mugavam on. Ja kui kliendil on alati kahtlus või ta soovib esitada kõiki eriline rahalisi taotlusi, on kliendil alati see õigus olemas. Et ta võib esitada korraga nii töötutoetuse kui ka töötuskindlustushüvitise taotluse, aga töötukassa teeb siis kliendi jaoks alati soodsam otsuse. Ehk siis, kui tal rakendubki võimalus mõlemale, siis nii-öelda tehakse see soodsam otsus, kui klient on nii-öelda mõlemad taotlused esitanud. Töötuskindlustushüvitise poolt, mida tähele panna, on see, et kui te olete esitanud töötuskindlustushüvitise taotluse ja teil on see määratud, siis nii-öelda see maksmine algab alates 7. päevast, ehk see määramine ja samamoodi nii-öelda juhul, kui teil on see määratud, siis see staaž, mis on teil kogunenud, nullitakse. Et töötul või selle hüvitise saajal on võimalik alati seda töötuskindlustushüvitist jätkata. Ütleme, et teil on see töötuskindlustushüvitis määratud, te asusite nüüd tööle, mingil põhjusel teie töösuhe taaskord lõppes, tulete tagasi töötuna arvele, siis 1 aasta jooksul on võimalik neid ülejäänud järele jäänud päevasid, mis võib olla siis kuni 270 päeva, või 360 päeva, et võib olla, aga nii-öelda see, ütleme, kui te kasutanud sellest 60 päeva ära, läksite tööle, teil on järele jäänud, ütleme, 300 päeva, te saate jätkata, juhul kui see töösuhte lõpuolus vastab nende samadele tingimustele. Et see staaž on küll nullitud, aga te saate jätkata 1 aasta jooksul. Et töötutoetuse osas jah, et tema on siis rahaline summa meil niisugune 189 eurot, 10 senti on siis 31-kordne päevamäär, et teda arvestatakse 1 päeva kaupa ja makstakse siis välja vastavalt sellele, kui pikk on 2 pöördumise vahe
töötukassasse, et kui me teame, et kui me peame pöörduma vähemalt kord 31 päeva jooksul, siis töötutoetust arvestataksegi selle vahemiku hulga sisse. Et ütleme, ma pöördusin nüüd 20 päeva pärast, siis on see nii-öelda 20 päeva eest mulle makstakse välja töötutoetus. Aga siis terve kuu on siis sammune see 31-kordne päevamäär. Ja siin on eraldi nüansina on see, et kuna töötutoetus nii-öelda on siin ülempiir ära nii-öelda sätestatud, ei tohiks olla töötul sissetulekuid, mis ületavad seda töötutoetuse summat. Näiteks iga aasta tuludeklaratsioon, mida inimesed esitavad, juhul kui mul on sissetulekuid, mis on suurem kui see summa, siis mulle selle kuu lõikes töötutoetust ei arvestata. Et see on midagi, mida tuleb tähele panna, küll aga ta lisatakse nii-öelda staaži mõttes, üks kuu lihtsalt tuleb lisaks tulevikku juurde, et inimesed ära ei kaota, küll lihtsalt selle kuu lõikes talle seda välja ei maksta. Niiviisi. Ja töövõimetoetus. Et samamoodi üks toetuse liikidest, teda siis makstakse inimesele, kelle töövõime on hinnatud. Et töövõime võib hinnatud kas osaliselt või puuduvalt, et võib olla ka töövõimeline. Et see on seotud meie töövõimereformiga ja mida siin tähele panna, ongi nüüd see, et Töötukassa hindab siis töövõimet, et selle jaoks tuleb esitada siis taotlus Eesti Töötukassasse, vähemalt poole aasta jooksul peab olema klient käinud arstivisiidil, ära kaardistanud enda tervise, nii-öelda, ja kui tal on määratud osaline töövõime, siis nii-öelda talle makstakse 254 eurot 62 senti, on see nii-öelda määr ja puuduva töövõime puhul on see 446 eurot ja 70 senti. Ja mida tähele panna on see, et osalise töövõime puhul rakendub ka aktiivsusnõue. Et see on üks asi, ehk siis mida see tähendab, on see, et inimesele makstakse osalise töövõime puhul töövõimetoetust vaid siis, kui ta on hõivatud mingi tegevusega, näiteks õpib, töötab, hooldab, et tal on ühesõnaga tegevus, ametlik tegevus nii-öelda, ehk siis inimene hõives, osaleb meie nii-öelda riigi hõives. Et see on tingimus, mis puuduval töövõimele näiteks ei rakendu, kuna puuduva töövõimega inimeselt ei eeldata, et ta töötab või osaleb nii-öelda selles tööturul siis. Tal on alati võimalus seda teha. Et see on osalise töövõimega siis midagi, mis käib kaasas. Et nii, aga räägiksime ka tööampsudest, ajutisest töötamisest, et ta on uue meetmena välja tulnud, 1. septembrist alates on rakendunud. Ja alates 1. septembrist on siis võimalik teha tööampsusi, ehk siis ajutiselt töötada. Ja see on ainult siis, kui te olete töötuna arvel, sel juhul on need nagu tööampsud. Ja võimalik on teha 8 kalendripäeva kuus, brutosummas kuni 233 eurot ja 60 senti. Oma konsultanti tuleb sel juhul teavitada sellest, kui te tööampsudele lähete ja selle kohta tuleb siis meile ka vastav selline teade ja et see on selline tore võimalus nii-öelda olla ikkagi tööturul, teha kas või ajutist tööd, et mitte nii-öelda unustada seda tööl käimist ja ka selline hea lisaraha teenimise võimalus kindlasti. Ja praegult september ei ole veel lõppenud, väga aktiivselt kasutatakse seda, et see on selline hea võimalus minu meelest. Jah, et mida nagu tööandjaga läbi rääkides või mida tuleb silmas pidada, on see, et tööandja peaks töötamise registrisse sisestama nii algus kui ka lõpukuupäeva koheselt. Et ta ei saa jätta seda kannet nii-öelda avatuks, et siis ta registreeritakse kui tööamps, kuna on nähtaval, näiteks ongi, ma ei tea, ma töötan täna ja homme ja niimoodi on ka mu töötamise registris ära pandud, sest juhul, kui mul lõpukuupäeva ei ole töötamise registris, tähendab seda, et ma nüüd asusin tegelikult ju tööle. Et siis pole seda 8 päeva ei ole võimalik kuidagi hinnata. Et tööandja siis peaks need mõlemad päevad sinna ka ära sisestama. Mida veel tähele panna on see, et mul on võimalik seda teha 12 kuul 2 aasta jooksul ja arvestama hakatakse alates sellest maalt, kui ma esimest korda nüüd tööampsule läksin. Et siis 2 aasta jooksul vähemalt 12 kuud või maksimaalselt ma võin tööampsul käia. Ehk siis kokkuvõtvalt arvestatakse päevade hulka, kui palju, mitu päeva on kuu jooksul on teinud ja mitu kuud ja rahaline summa. 3 asja. Ja jah, ma arvan, et tööampsust saab pärast veel, kui kellelgi on küsimusi, saab rõõmsalt küsida. Räägiksin ka Töötukassa töökesksest nõustamisest, ehk siis mida me sisulisel poolel Töötukassast täna teeme. Et meil on 3-tasandiline nõustamissüsteem, meil on töövahenduskonsultandid, nagu Astrid minu kõrval, meil on juhtumikorraldaja 1 ja juhtumikorraldaja 2. Ja nende peamine erisus ongi nii-öelda kliendi sihtgrupis, keda nõustatakse ja pühendatud ajas ja sisus nii-öelda. Ja teatud erisused ka teenust osas, mida saavad erinevad nõustajad meie klientidele pakkuda. Et nii-öelda juhtumikorraldajatel on meie klientide jaoks
palju rohkem aega, et süvitsi sisse minna ja tegeleda siis selle tööotsingu toetamise poolega. Lisaks nii-öelda juhtumikorraldaja 2, nii-öelda juhtumikorraldaja 2 siis eraldi spetsialiseerubki just töövõimereformi klientidele. Ehk siis vähenenud töövõimega klientidele ja nende peamine spetsialiteet lasubki seal, et toetada neid inimesi nii-öelda töö leidmisel. Ja neil on ka siis eraldi teenused, ehk siis näiteks teevadki nii töövõime hindamist, nad teevad tööalase rehabilitatsiooni hindamist, nad saavad pakkuda kogemusnõustamist, kaitstud tööd, ehk siis mõned teenused, mis on just nii-öelda neile ja mõeldud nii-öelda töövõimereformi klientidele. Samamoodi juhtumikorraldaja juures on valdavalt siis kliendid, kes vajavad sellist võib-olla täiendavat tuge tööotsingutel, võib-olla kelle oskused on mõnevõrra madalamad, kes vajavad niisugust rohkem süübimist, sisseminekut, et oleks nii-öelda meil see aeg selle kliendi jaoks piisav, et me saaksime talle seda tuge pakkuda nii palju, kui seda klient vajab, et on niisugune vajaduspõhine. Ja samamoodi meie juhtumikorraldajad teevad ka võrgustikutööd, nad suhtlevad erinevate koostööpartneritega ja see eesmärk muidugi kõik on kliendi nõusolekul, kui klient on selleks nõus, aga selle kõige mõte ongi nüüd see, et me saaksime kliendile need kõige paremad lahendused. Et pahatihti võivad olla ka tööle asumise takistused mitte kõik ainult oskustes, aga võib olla ka niisugused taustasjad, mis vajavad lahendamist, ma ei tea, elukoha küsimused, tervislikud küsimused, hooldusküsimused, et sellest kõigest saab olla juhtumikorraldaja abiks läbi sellesama võrgustikutöö. Niiviisi. Ja mida veel, et mida siis me nii-öelda nõustajad teevad, siis ongi kõik algab sellest, et me kaardistame inimese olemuse. Me tahame teada saada, mis on tema oskused, mida tema oskab, mida tema on teinud. Püüame välja selgitada tema vajadused, tema soovid, et alati on hea, kui inimene tuleb töötukassasse, et kui ta on enda jaoks välja mõelnud, mis on tema eesmärk, on hea, kui ei ole, siis koos nõustajaga selgitatakse see välja, et kuhu poole me nüüd liikuma hakkame. Alati võib teekond muutuda või see nii-öelda lõpp-punkt, aga me alati püüame see inimesi ikkagi toetada siis selle sobiva väljundi leidmisel. Et me püüame see olukorra ära kaardistada, pakume talle niisugust tuge nii-öelda tööotsingutel ja seame ka selliseid tegevuseesmärke, et kuhu me siis minema hakkame täpselt ja teeme niisuguseid konkreetseid kokkuleppeid siis meie klientidega, et mida me siis püüame nii-öelda igakuiselt hinnata, et kas need on saavutatud või mitte. Samamoodi rääkisin juba võrgustikutööst, et see on pigem kliendipõhine, vajaduspõhine, et sõltub siis kliendi olukorrast, peamiselt teevad seda juhtumikorraldajad meil ja teenused, et samamoodi töötukassas on väga palju erinevaid teenuseid ja iga meie nõustaja täna valdab, teab ja püüabki leida siis selle kliendile vastavalt tema vajadustele selle sobiva teenuse, mis võiks teda aidata siis sellele tööturule sammu võrra lähemale ja need kaks asja kokku viia. Et see on üks niisugustest põhiasjadest tegelikult. Ja jätkutugi, et on tegelikult uue meetmena, 2019 ta tuli meil teemaks ja mida jätkutugi tähendab, on see, et meie juhtumikorraldajad tegelikult saavad pakkuda tuge meie klientidele ka pärast seda, kui nad on juba tööle asunud. Et mõnel kliendil tekibki niivõrd hea side oma juhtumikorraldajaga, samas tunneb ebakindlust näiteks tööle asumisel või tööl olemisel, et siis juhtumikorraldaja saab olla pildis ja pakkuda sellist tuge. Et kas ta on teenuste mõttes, et midagi on vaja, näiteks ma ei tea, töökoha kohandamist või abivahendit või on seal mõni muu küsimus, mis vajab lahendamist, või siis ongi lihtsalt pigem niisugune emotsionaalne tugi, et meil on vaja mingid asjad läbi rääkida. Et kliendi nõusolekul saab alati diskussiooni kaasata ka tööandja, ja arutadagi, et jätkutoe eesmärk on eelkõige nii-öelda tööl püsimise toetamine. Et klient ei kaotaks mingisugusel põhjusel seda sama töökohta, mis ta on endal juba nii-öelda saanud. Et see on see jätkutoe peamine mõte. Millest veel rääkida juhtumikorraldusliku poole pealt on see, et me juhtumikorraldajad külastavad ka tööandjaid. Nad käivad koos kliendiga, et samamoodi see on vajaduspõhine ja kliendiga koos on see vajadus välja selgitatud, aga ta saabki näiteks tööandjatele tutvustada meie teenuseid. Meil on teenuseid hästi palju ja me ei eeldagi seda, et meie kliendid neid teavad või seda, et nad oskavad seda kuidagi soravalt representeerida ja rääkida tööandjatele, küll aga meil on teenuseid, mis ongi mõeldud eraldi tööandjatele, näiteks palgatoetus, et see võiks soodustada meie klientide tööle rakendumist, küll aga näiteks saabki tulla juhtumikorraldaja tööandja juurde ja rääkida sellele tööandjale nii-öelda sellest palgatoetuse võimalusest või sõlmida kokkuleppeid näiteks tööpraktika osas või proovitöö osas või üldse tööle asumise osas, vaadata seda töökohta, selgitada välja, kas erivajadusega kliendil näiteks võiks olla seal vajagi seda töökoha kohandamist või abivahendit või tugiisikut, et kõike seda saab meie juhtumikorraldaja täna teha nii-öelda tööandja juures koos kliendiga. Samamoodi saab toetada teda siis näiteks tööintervjuul, kui on mõni selline põhjus, klient tunneb mõnevõrra ebamugavalt, võib-olla ei oska oma oskused kõige paremal moel välja tuua, küll aga me teame, et ta suudab olulist panust sinna tööandja juurde tuua
siis juhtumikorraldaja saab ka sealpool talle toeks olla. Ja teenuste mõttes ma tegelikult kõike siit maha ei loe, neid on päris palju, aga mida kõik tavaliselt, mida meie kõik kliendid teavad või enamik kliente teavad, on alati tööturukoolitus, et see on niisugune populaarsem võib-olla, aga kõiki nende teenustega on võimalik lähemalt tutvuda siis meie Töötukassa kodulehel, nad on kõik siin ilusti välja toodud ja juhul, kui te tulete ka Töötukassasse näiteks töötuna arvele, kõik see ongi teie nõustamise sisudiskussioon, et nõustajaga leida see sobiv teenus, mis aitaks teid tööle lähemale. Et võimalusi on hästi palju tegelikult. Ja siit võib-olla edasi minnes ongi meil karjääriteenused niisuguse eraldi plokina. Ja karjääriteenused ka väga populaarne meie teenus, et kui klient näiteks pöördub meie poole, tahab teha karjääripööret, siis on võimalik teha individuaalset karjäärinõustamist, pöördudagi siis karjäärinõustaja poole, kus saab siis nii-öelda silmast silma vestelda ja arutleda, et kas teha tööeluspööre, minna õppima, et mis kõik need võimalused siis on. Veel on meil erinevaid selliseid töötubasid, kus õpetatakse näiteks CV koostamist, kuidas töövestlusel käituda. On eraldi 50+ inimestele töötuba, lapsevanematele tööturule naasmiseks töötuba, motivatsioonikirja, et neid variante on hästi palju erinevaid, kindlasti aitab konsultant seda välja selgitada, mida inimesele oleks nagu vaja. Osad nendest on koha peal, osad on võimalik veebi vahendusel teha, et neid variante on palju ja kindlasti nagu konsultandid kindlasti vaatavad ka, mida kliendil võiks olla vaja või kust poolt teda toetada, et kandideerimiste käigus tuleb hästi palju ka välja, millist tagasisidet te saate ja ise ka kindlasti julgelt küsida neid teenuseid, et või kus on toetust vaja. Vahel on mõni väike lihtne asi seal CV-s on võib-olla mõned kirjavead tulnud, mille pärast ei saagi üldse edasi ja saab see väike asi nagu nii-öelda lahendatud. Aga meil on nüüd avatud ka uus karjäärikeskus, uus moodne maja ja paljude võimalustega, et Kristo räägib sellest ka veel. Jah, et karjäärikeskus siis Vale pargis, Tartu maantee 80, et karjääriteenustest siis rääkides avati siis meil äsja uus maja, teil on kõigil võimalik seda külastada, näha seal erinevaid neid eksponaate, samamoodi on võimalik seal sellist eneseanalüüsi poolt teha, niisugused mängulised eksponaadid, kus ongi võimalik tegelikult nendes töö sisu küsimustes nagu võib-olla enda sisse korraks minna ja mõelda, vastata erinevatele sellistele küsimustele, näha, mis võiks teile sobida, teha kas või seal on niisugune ruum, kus on võimalik mul näiteks tööintervjuud teha. Et ma lähengi, seal on salvestus, mul küsitakse tööintervjuu küsimusi, ma vastan nendele ja mul on võimalik see tööintervjuu näiteks endale meili peale saata, kodus vaadata, kuidas, kui nüüd ma ennast pannud näiteks tööandja pinki, kuidas mulle tunduks, kuidas ma esinesin, kas ma vastasin soravalt, kas on midagi, mida ma peaksin tegema. Et kui rääkides üldse karjääriteenustest üldiselt, et väga tähtis tänases tööturu olukorras, et see, et meie kandideerimisoskused on head, see, et me oskame tööd leida, et ma usun, et karjääriteenused on kõikide jaoks, aga tähtis on ka see, näiteks kui ma ongi pikalt nüüd olnud kuskil midagi teinud, töötanud pikalt 5-10 aastat, tööturu olukord on niivõrd muutunud, et võib-olla see viis, kuidas ma 10 aastat tagasi tööd otsisin, ei pruugi täna enam pädeda. Et ühiskond on niivõrd palju edasi liikunud, digitaliseerunud, palju on läinud arvutisse, et see kas või, et ma oskan arvutitena kasutada, et see on ka oluline oskus täna. See, et ma oskan oma kandideerimisdokumente teha, et kui ma mõtlen, et esimene voor tööandja juures ongi see dokumentide voor, ja ma tahaksin, et minu nii-öelda visiitkaart töömaailma oleks võimalikult professionaalne. Et see on minu enda niisugune ka võib-olla kvaliteedimärk kui selline, et ma tahaksin, et see oleks võimalikult hea. Seda on võimalik teha meie nii-öelda karjääriinfospetsialistide juures, seda on võimalik meie töötubades õppida. Kõikides meie büroodes on ka eraldi karjääriinfotuba, et seal on lahtiolekuajad ja teil on võimalik igal ajal sinna sisse astuda. Seesama karjääriinfospetsialistiga arutadagi kas või neid töö õppimisvõimalusi või siis arutadagi näiteks tööintervjuu või oma kandideerimisdokumentide raames. Igas selles toas on olemas ka arvutid, kuhu teil võimalik rahulikult maha istuda, näidata neid dokumente ja teha arutelu, et mis nii-öelda see spetsialist arvab teie dokumentides, mida saaks parandada, mida saaks paremini teha. Et need oskused, ma leian äärmiselt olulised täna, kui me nii-öelda tööd tahame leida, et väga palju inimesi on täna jäänud töötuks ja seetõttu on tähtis, et ma ise suudaks ka silma paista, et ma annaksin ikkagi endast selle parima nii-öelda tööturule naasemiseks, et siit ongi võib-olla, kus saaks alustada, et väga soovitaksin ka seda karjäärikeskust nii-öelda külastada ja vaadelda neid võimalusi.
juhul kui seal tekib huvi, on olemas seal infolaud, saab seal kohal näiteks ka karjäärinõustamisel ennast juba registreerida. Karjäärinõustamisele saab registreerida nii töötav kui ka töötu inimene, et seal pole vahet, et täitsa tavapärane on see, et meil täna töötavad inimesed juba on sisimas mõelnud, et võib-olla see töö, mida ma täna teen, ei ole enam see, võib-olla see ei paku minust niisugust suurt naudingut, rõõmu, tahaksin teha karjääripööret. Karjäärinõustamine ideaalne koht, kust alustada enne sisse vaadata, mis võiks olla minu uus väljund, mida mul võiks selleks vaja minna, kuidas Töötukassa saaks mind toetada selle mõttes. Et täitsa niisugune asjalik, et soovitan väga minna ja vaadata ja tutvuda selle meie majaga. Niiviisi.